Tere, mina olen Diana ja töötan linnaplaneerimisametis. Täna räägin teile muinsuskaitsest. Millega tegelevad muinsuskaitsjad? Muinsuskaitsjate ühiseks missiooniks on kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine tulevastele põlvedele. Muinsuskaitse ja arhitektuuri restaureerimine on valdkond, mis ühendab palju erinevaid erialasid. Muinsuskaitsjad töötavad koostöös inseneride, arhitektide, linnaplaneerijate, ehitajate, restauraatorite, kunstiteadlaste, ajaloolaste ja teiste ekspertidega. Samuti on võimalik kõikide mainitud erialade kõrvalt omandada muinsuskaitseline pädevus. Kirjelda enda tööd muinsuskaitse valdkonnas. Suur osa minu tööst on koostöö ekspertidega ja projekteerijatega ning kompromisside loomine, selleks et ajalooline hoone või hoonete kompleksid saaks uue hingamise ja võimalikult autentselt restaureeritud. Kuidas saada muinsuskaitsjaks? Muinsuskaitselist pädevust on võimalik omandada näiteks Kunstiakadeemias või Tehnikaülikoolis, spetsialiseerudes arhitektuuriõpingute ajal just ajaloolistele hoonetele. Samuti on Kunstiakadeemias vastav õppekava 3 tasemel, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ning arhitektuuri ja kunsti restaureerimise alast kõrgharidust. Milliseid praktikavõimalusi on muinsuskaitse valdkonnas? Praktikavõimalusi on palju ning see kõik oleneb sinu huvialadest. Kui soovid tegeleda projekteerimise või linnaplaneerimisega, siis sobib kõige paremini mõni arhitektuuribüroo või avalik sektor. Aga kui tahad praktiliselt restaureerida, siis soovitan valida hoopis mõne ehitusettevõtte või restaureerimistöökoja. Milliseid ülesandeid täidavad praktikandid sinu töökohas? Mina üritan anda oma praktikantidele võimalikult hea ülevaate muinsuskaitseosakonna tööst. Käime koos objektidel, tellingutel, töökodades ja osaleme ka linna- ja muinsuskaitseameti komisjonides ning koosolekutel ja loomulikult nõustame mälestiste omanikke ja arhitekte. Kas muinsuskaitse valdkonnas on praktika ka tasustatud? Üldiselt mitte. Anna üks soovitus noorele, kes soovib saada muinsuskaitse valdkonnas praktikale. Leia see asi, mis huvitab sind kõige rohkem ja mine praktikale kõige parema spetsialisti juurde.